Ja mis osa on Polinal ja Polinas hakkad juhendama praegu, jah? Jah, kuna meil on Taivo ka agentuuris ja ta aitab meid igas asjas, siis oleval hetkel teeb Taivo pilti Martinis uusi polaroide, mida meil kindlasti läheb hiljem vaja. Ja mina siis vaatan lihtsalt pealt ja... Aga sulle endal meeldib ka pilte teha, jah? Jaa, mulle meeldib rohkem testpildistamisi teha, näiteks tüdrukutele ja poistele. Et need on palju huvitavad minule, kuna ma saan teha stilistikat ja siis aidata tüdrukuid ühes või teises asjas. Need modellid, kes on juba reisinud, need juba teavad, mida nad teevad. Aga kui algul tulevad, siis on nagu kramp ka, jah? Jaa, väga paljud kaardavad või muretavad, siis ma alati ütlen, et pole midagi. Ega me ei hammasta. See käib kiiresti, Aga miks sa teed üldse neid vahepeal testikaid lihtsalt või et kõige uuemaid oleks vaja? Ei, sellepärast, et tavaliselt välismaa agentuurid tahavad näha, kuidas modell oleval hetkel välja näeb. Et just selliste piltide järgi nad otsustavad, kas nad võtavad tüdrukut või ei võta. Just need kõige tavalisemad pildid, jah? Jaa, siuke, et otse 45 kraadi ühele poole, teisele poole, siis küljega, täispikkuses portreed ja pool, naeretusega ja ilma. Igaks asjaks. Selline peabki üks modelliagentuuris töötava inimene olema. Mitu ametit me lugesime kokku? No neid oli tõesti palju. Ligi 20 vist, eks? No nii palju polnud, aga peaaegu. Aga mis sa arvad, Silja on lahe töö? On unistuste töö? On ideaaltöö? Väga kihvt töö, aga kindlasti mitte kõigile see sobiks. Et tugev närv peab kindlasti olema. Ma ei tea, kas mina suudaksin sellist tööd teha. Et vastutus on ju nii suur. Aga meie soovime Polinale tugevat närvi ning vastupidamist. Kindlasti. No Silja, räägi, kui sina peaksid olema sellise töö peal, kas see oleks sulle raske või kerge? Kindlasti raske, ma arvan. Mina ei saaks seda tööd teha. Et see on ikka päris karm, kui sa pead ütlema modellile, et sa ei saa välismaale minna, et sa liiga paks. Nii et arvad, et seal on vaja sellist väga külma hingega hinge? No, natuke ikka. No võt, nii palju siis sellest modelli telgitavusest, seal peab olema karm inimene. Järgmises loos tutvustame teile aga ühte suvetuuri, millega Teler TV teeb koostööd. Enne veel, kui ekraan täitubki andekate ja ilusate muusikutega, käime ära väikesel pausile, aga jääge meiega. Head televaatajad, tere tulemast tagasi vaatama saadet Teler TV. Nagu te teate, ei ole meie saade lihtsalt saade, vaid meil on ka oma internetiportaal teler.tv. Seal toimuvad erinevad konkursid, võtke neist osa, sest et teil on võimalus võita väga vingeid auhindu ja samuti on võitjad varsti siin meie juures saates. Kohe varsti hakkab mööda Eestit ringi sõitma üks kihvt suvetuur nimega 12 suvevärvi. Ehk teisisõnu saavad kokku Urban Symphony Laura koos Raivo Taffena ja Serga Pastasega. Nad tahavad teie pärast koos veeta 12 augusti vööd. Mida sellele tuuril täpsemalt pakkuda on, näete kohe meie järgmises loos. Tervist, vabandust, et me segame. Me kuulsime väga kaunist muusikat ja tahtsime teada, millega te tegelete. Räägi, Raivo, millega te tegelete siin? Meil on täna esimene proov tuuriks, mis hakkab toimuma alates 7. augustist kuni vahelduva eduga kuni 22. välja. Mis tuuriga tegu on? Ma arvan, et see on mingisugune loogiline jätk eelmise aasta suhteliselt väga heale tuurile, mis me tegime Laura ja Sergio Pastuse ja siis nagu minu nimelise ansambliga ja see oli selline, ma loen seda selliseks kvaliteetseks tuuriks, ma ei tea, kas see on sobiv sõna. Ja see on nagu loogiline jätk ja kuna Urban Symphony on, nad on hästi armsad inimesed, hästi andekad noored inimesed ja nemad lisanduvad siis meie tagasihoidlikule kollektiivile. Okay. Millist muusikat seal teha lubate?
no siin ei ole väga palju sellist, ma arvan, et eestlased väga palju teavad, nad teavad, kes on Sergio Bastos, me oleme seda ansamblit hoidnud elus juba mingi 6 aastat. Ja ma arvan, et selle tuuri üks põhisõnum on see, et see tuur peaks peegeldama, tähendab ilmtingimata peegeldab sellist rõõmu ja positiivset emotsiooni. Et kui me räägime juba Brasiiliast ja Brasiilia muusikast ja kui me räägime Urban Symfonist, kui me räägime Laurast, vaadake neid. Ääretult positiivsed ja rõõmsad inimesed ja sellele kogu asi baseerubki. Millist tüüpi lood seal on? Kas seal on läbivalt selline jazz-muusika? Ei, mitte ainult. Jazz-muusika on üldse selline lai valdkond ja lai mõiste, et seda on ühte sõnast väga raske praegusel ajal üldse kokku panna, aga baseerub rütmimuusikale ja headele arranžeeringutele. Nii et seal see on nüüd selline tuur, kuhu ansambel, kõik, kes lavale tulevad, nad ei lähe vana rasva peale, et sellist asja pole olemas, sest et seda veel ei eksisteerigi seda. Sinna tehakse uued arranžeeringud, mugandatakse, pannakse, ütleme, võib-olla natukene samba, ütleme, Brasiilia muusika elemente. Ma isegi muuseas ei kujuta ette, mis Urbanid rändajast saab veel. Et seal võib tulla hakata juhtuma igasugu asju ja selles mõttes üllatus on meil endile ka, et mis seal tulema hakkab. Laura, räägi, sina oled samamoodi sellel kontserttuuril, milliseid lugu siis esitad? Esitusele tulevad eelmisel aastal esitusel olnud lood muusaplaadi pealt, kindlasti uues arranžeeringus, samuti paar lugu, ma arvan 1-2 lugu oktoobris ilmuvalt plaadilt ja teeme ka koos lugusid Sergio, Sandre ja Raivoga, Bossa Nova lugusid, improvisatsioonilisi lugusid, et selline miks erinevate stiilidest, mis ma arvan, et tuleb selliste heade teiste artistidega väga hästi välja. Nüüd ma olen jõudnud 2 väga kauni armsa neiu vahele, kellel on käes viiulid. See ei ole viiul. Arva, mis? Tutvusta. Tutvusta? See on viola? See on viola. Okei. Ühesõnaga, minu kõrval on Urban Symfoni 2 liiget ja nemad on samamoodi sellel kontserttuuril. Mida teie seal teete? Me mängime pilli ja mina laulan ka. Et nagu tegelikult Laura juba ütleski, et siis tulevad esitusele erinevate artistide lood ja kindlasti ka ühislood. Et meie repertuaari ka, et kindlasti esitame oma rändajaid, mida juba inimesed ehk on ka kuulnud. Ja siis on seal veel paar lugu ja ilmselt ka meie nüüd loodetavasti juulis ilmuv uus lugu. Kas see on teie jaoks selline parim meeskond, kellega koos minna? Sa ütlesid väga hästi, on tõesti parim meeskond, sest mul on ääretult suur au nendega koos laval üles astuda ja see on nagu uskumatu kogemus, ma arvan, et see saab olema väga ilus. Lõunapaus, pannkoogid ootavad. Kes sellise koosluse kokku pani? Kellelt on mõtted, et just sellised inimesed ja selline muusika? No nagu ma ütlesin, sul eelmise aasta selle väga ilusale tuurile minu meelest loogiline jätk ja eelmine aasta tuli idee Sven Lõhmus ja Tammet Mumma poolt ja tegelikult ma olin suhteliselt üllatunud, sest ega tavaliselt sellised meiesugused nišimuusikud need suvetuur eriti ei tee. Ja see läks hästi ja inimesed võtsid selle väga nagu hästi vastu need kontserdid ja miks mitte siis uuesti teha.